oma viimasesse siis ööbimispaika, nii et Bangkokis oleme nüüd täna laupäev, kolmapäev lähme ära ja polegi niimoodi ennem näinud, et hotellis on siis 10. korrusel on see lobi, see kus check-in on, all oli mingi DJ ja muusika mängis ja see esmamulje on on midagi vinguda jälle või? ilma küll ei näe mitte ühtegi asja, mida ei ole vinguda. Selle pealt vette, siis sellest tuleb rätik. Oot, ära söö seda. White flower tea või? Cheers. Oh my god, see on nii hea. Appi, see on täiega hea. Meil tuba on siis 20. korrusel. Ulala. Appi, kui suur see tuba on. WC on eraldi. Vau. Issand, kui lahedad need. Kas see on nagu mingi Jaapani stiilis hotell natuke või? Ma ei tea. Väga nice. See on mannituba ka. Siin on mingi vann veel kuskil peegel. Nii ilusad need. Klaasid on siin lambist. Kell on küll suht palju juba, meil on 10 läbi, aga ma ei tea, kuidagi nii elevil või ma ei tea, sellest Bangkokist praegu, et me lähme ikkagi vaatame, natukene jalutame siin hotelli ümber ka. Et ühesõnaga lähme vaatame, võib-olla äkki teeks mingi väikse snäki kuskil, midagi väga hullu nüüd siin öösel süüa ei taha. Aga vaatame natukene ringi, sest praegu nagu magama ei jääks, kuidagi nii siuke, ma ei tea, Bangkok tundub nii lahe, siuke suur linn. Räägin, et midagi suurt ei taha süüa ja siis me nägime, meil on hotelli kõrval see Prime Burger, see sama, kus me Samuil käisime 2 korda, vist või 3 isegi või? 2 korda, jah, seal Prime Burgeris ja siis tulime siia, sest meil on see menüü juba peas ja siis me lihtsalt võtsime mingit burgerit. Ma loodan, et siin on sama hea nagu Samuil, sest seal oli see ikka väga hea. Võtsime seekord kanaburgerit siis. Vart võttis double biffiga, mul on väike. Ja siis friikad 2 peale. Ämber friikad, jah. No, ma räägin, me mõtlesime, et võtame nagu 2 peale friikad, aga need on ikka sama suured, nagu võtaks 2 peale või nagu 2 friikad. Pidime tegema kerge eine ju. No, ma räägin, see ei ole kerge eine. Õht on mega täis tööd. Nagu, see ei olnud väga hea idee süüa burgerit vastu ööd. Aga see oli nii hea, see kanaburger oli ka mega hea. Nagu reaalselt, nagu see Prime Burger on päriselt nagu elu parim burger, mis ma söönud olen. See beefiga ja siis see ka. Äkki lähme jalutame natukene veel. Vaatame siit. Hotell on siin samas meil, aga lihtsalt natukene peaks kõndima, et see magada oleks lihtsam, et ei peaks nii hullult seedimisega tegelema. Üleval hotellis siis see basseini ala näeb ka päris lahe välja. Nii, tänane plaan siis, ühesõnaga märkasime täna suht vara ülesse, et saaks trennis ära käia, nüüd läheme sööma. Siis on vaja tööd teha, aga ongi, kuna meil siin Bangkokis on nii vähe päevi, siis ei taha nagu seda ka, et õhtul oleks ainult mingi, ma ei tea, tund aega siin ringi vaadata. Et kiirelt hommikul töö ära ja siis saab äkki juba veits varem minna linna peale või kuskile ringi vaatama. Et jah, igatahes siuke plaan on siis täna. Ja siin hotellis on siis 2 hommikusöögikoha valikut. Praegu käisime ühes, kus oli siuke bufee, aga seal oli suht väike ja seal oli mingeid omlette ja asju, nii et nüüd me lähme vaatame sinna teise kohta, kus vist peaks olema a la carte. Aga jah, seal vist peaks saama vähemalt omletti ja mingit muna ja asju, nii et vaatame sellega üle. Ehk siis siin saab siis valida mahlakohvi, siit saad valida omale ühe ja siit saad valida. Kord sai oma esimese asja, mingi puder on ju. Tai oatmeal, tai honey oatmeal. No, teistest, kuidas on?
näeb hea välja küll. nagu. see on huvitav, et siin on nüüd kõik pudrud külmad. Külmad või? Kui ma varem ka võtnud olen, siis samamoodi külm. Noh, igatahes puuviljad. Nii, ja siis ma võtsin mingi avokaadoga mingi, ma ei tea, asja. Ma muidugi arvasin, et see on selle sourdough'ga, aga jah, ma vist ei lugenud hästi. Ja siis omlett. Siis mul tuli veel siuke lõhesalat ka. Igatahes mega head söögid. Me nüüd ootame siis oma taksat siin ja lähme sinna MBK Malli. See on üks hästi-hästi suur kaubanduskeskus ja me lähme siit taksoga nüüd, see on umbes 10 minti sõitu ja 200 bahti ehk siis mingi 5-6 euri umbes. Palju meil eile ka lennujaamast me sõitsime mingi 40 minti või? Ai, muidu oleks olnud 300 bahti, aga ma võtsin selle transferi, see oli 700. Okei, see oli kallim jah. Takso oleks muidu olnud odavam, aga jah, meil läks siis 700 bahti, mis tegelikult ei ole ka väga kallis, mingi 16 euri ja jah, mingi 40 minti oli umbes siis sõitu siia. Karli best teie väärta lemmikpood on siin. Sa ei tea nagu kuhu siin minema peaks, see on lihtsalt nagu mega suur. Ma võtsin vahepeal omale nüüd selle milk tea oma nende bobapallide ka lõpuks. Mis mu rääkimisel viga on, ma ei oska rääkida, bobapallidega. Ja see on siis eurides üks midagi, ehk siis 45 bahti. Vahepeal siin mingisse Jaapani kohta sööma. Siin MBK Mallis endiselt, ma ei tea, mitu tundi me siin oleme olnud, mingi 7 tundi juba. Tegelikult kell on 4. 11-5 tundi. Ma ei ole eriti midagi saanud. Igatahes ma olen siis mingeid kingitusi ostnud, siin otsinud kellelgi, kes on nagu reaalselt, see on lihtsalt nii suur, et nagu ma olen segaduses natuke, ma ei tea, kust alustada või nagu see on nagu mega suur, siis me mingid jääded. Kõrki taha. Roheline jääde. Osta jah. Ja siis, aga mis siin on huvitav, on see, et need inimesed nagu müüjad on siin, ma ütleks, nagu suht ülbed. No mitte kõik jah, on nagu väga toredaid ja me olemegi valinud selle järgi poode, et kus nagu on toredad müüjad, kes mingi teevad nalja ja on nagu toredad. Siis näiteks esimene pood kohe, kui me sisse tulime, siis mingi tüüp proovis vist jopetamale selga onju. Ja siis ta küsis sellelt müüjalt, et see, mis tal seljas oli, mis suurus see on tal. Ja siis see müüja oli mingi, et sa ise ei näe või? Siis see mees ütles veel, et aga sa kuulsid ka, mis ütles? Et I'll try to make you happy vist või midagi sihukest või? No põhimõtteliselt jah, et nagu I'm trying to make you happy. Ja siis müüja ütles selle peale, good for you. Igatahes jah, ja siin on nagu veel olnud. Ma ka kuskil proovisin mingit jopet, siis ma nagu küsisin üle, et ega tal teist värvi pole, aga ta vist kohe alguses ka ütles seda ja siis ta ütles mulle ka, et ma juba ütlesin sulle, et mul ei ole. Ei, ta öelnud, et ta ütles, et ma juba ütlesin sulle. Noh, ühesõnaga, nad on natuke ülbed siin mõned. Samuil näiteks siukest asja polnud, seal olid nagu kõik olid. Aga siin ei ole ilmselt kõik nagu taikad ka, siin on neid muid müüjad ka, mingid induusid ja mingeid siukseid. See on puhas jah, see ei ole suhkruga tee. Aga sobib mu särgiga? Ma vist seda ei ole ka, et me oleme siis jah, mingi 11-12 siin, kell on 4 ja me oleme jõudnud 3. korrusele ja siin on 8 korrust. See on täiega surm lihtsalt. Ja nagu ma olen nii paljudes kohtades öelnud, et ma praegu ei osta, et tuleme tagasi, aga nagu ma ei oska elu sees sinna poodi tagasi minna, kus ma mõtlesin, et see mingi asi oli, nii et siin on see ikkagi, et kui sa midagi näed, mis sulle meeldib, kohe osta ära, ma tean tuksis.
pidi reaalselt laia selle peale panema, võtsin mingi siukse asja, ma ei tea nagu täpselt, mis see on. Riis, siin on veel mingi, ma ei tea, mis see on. Ja kogu see asi on mingi umbes 6 eurot. Hullumeelsus. Päris hästi lõhnab. Selles suhtes pole vahet, kus me käime, kas on see Jaapani või Tai või ükskõik mis koht, Karl võtab alati karri. Miks ma iga kord tellin mingeid asju, mis põlema pannakse? Okei, ma küsisin, et kaua see peab veel keema ja siis ta pani selle teise munaga sinna sisse ja nüüd see vist jäi kinni. Nii et nüüd ma lihtsalt ootan natuke aega. See on mingi megatuline nende taga. Issand. See on nii hea. Elu parim. See on elu parim Jaapani söök, mis ma saanud olen. Ühtlasi ka esimene. No ma olen mingit asja ma olen söönud kuskil, aga mitte nagu siukest asja. See on tõesti nagu väga maitsev. Sul on jälle õigus, et me peaks siia tulema. Mul on alati õigus. Siuke kana ja riis ja muna ja nii kahe peale lõuna, siis läks meil praegu mingi 13 eurot. Täiega huvitav, ma just rääkisin, et siin on nii ülbed inimesed ja siis me leidsime ühe poe, hakkasime juba enam-vähem ära minema. Ja nagu, see on lihtsalt nagu nii tore. Me oleme siin olnud mingi tund aega vist ja nüüd me hakkame tema kohvi jooma. This is the plain one. So what fabric today? Nagu kell on 7 läbi, istume näost juba punaseks läinud. Kell on 7 läbi ja me oleme ikka veel siin moolis. Me istusime selle sõbraga seal siis. Ühesõnaga ta oli Kashmirist pärit ja me saime nüüd nii palju targemaks. Me teame, milline on Kashmir ja kõik need muud, millest salle ja asju tehakse ja siid ja kõik asjad. Ühesõnaga tegi meile siukse educationi seal. Ma ei kujuta ette, me olime vist mingi 2 tundi seal. Jõime see kohvi temaga ja siis ta rääkis oma elust ja vaata, kui targad me oleme nüüd. Igatahes ma olen nii väsinud, et ma lihtsalt tahaks minema siit. Saime teada ka, miks need inimesed siin moolis hästi ülbed on, sest nad ei ole taikad ja nad on, enamus müüjad on pärit Nepaalist või siis Birma on jah eesti keeles vist. Et sealt, nii et sellepärast siis. Kell on 8:30 õhtul, me tulime siia mingi 11 midagi ja me oleme ikka veel siin nagu... Nii et jah, kui keegi kunagi ka peaks siia plaanima tulla, siis nagu ma arvan, et sellele päevale ei ole väga hea plaanida midagi muud, sest ma ei tea, siin lihtsalt aeg lendab. Aga jah, nagu shopata on siin küll ka, kui nagu midagi tahta, siis siin ikka on jah, nagu kõike. Need on kõik asjad, mis me siis ostud oleme, need kotid siin ja see kohver on ka täiesti nagu asju täis. Ja nüüd Karl veel proovib siin mingeid tosse, mis tal juba hommikul silma jäid. See on viimane asi, mis ma olen. No see kohv natuke äratas ülesse, ma ütleks. Aga jah, mul on jalad, kannad veits valutavad, plätud ei ole siin hea mõte. Tossudega oleks pidanud tulema. Tulime siis siia nüüd, ühesõnaga võtsime mingi õhtuse, mis on aru saada, me olime 10 tundi olnud kaubamajas. Karlil läks kõht tühjaks ja siis me võtsime siin kaubamajas veel ühe õhtuse, ma ei tea, söögi, snäki. Ma võtsin mangolassi omale ja siis söön natuke naani, aga Karl võttis siin seda tikka masalat. Üks nagu mingi puuga pähe saad lihtsalt. Nii et jälle midagi uut huvitavat, ma ei ole elu sees shopanud kella 11:30 õhtul. Uskumatu. Võtsime siit siis selle tuk-tuki tagasi hotelli. Sest ennem selle tavalise taksoga me tulime ikkagi päris kaua siia, sest täiega ummikud olid. Aga nüüd siis 7 kilti on hotelli ja 500 pahti ehk siis mingi umbes 15 eurot on jah. Siis me isegi natuke vähem jah. Siuke. Palju asju, et terve tuk-tuk on meie tavaari täis. Või noh, sinu tavaari. Rohkem. Ma pean seda rääkima, meil on nüüd hommikusöök ja võtsime. Julgesin võtta jälle iced latted ja see on reaalselt, see on nagu parim jäälatte, mis ma saanud olen. Siin oli kirjas ka, et need kohvijood, mida nad kasutavad, need on Bangkoki või Tai või.
on kogu väga tunnustatud mingist roasterist. Lõpuks väga hea hommikukoht ka siis. Tänane hommikusöök näeb siis siuke välja. Matcha, Kreeka jogurt, omelett, Karl võttis French toasti ja siis jah, mul on mingi muna ja sai ja avokaado ja seeni ära unusta, seened jah. Seened, jah. Täna siis nüüd mõtlesime, et me lähme natuke siia üles basseini äärde ka, et natukene päevitame ja siis äkki läheks täna templisse veel õhtul. Aga igatahes see, kus me siis eile käisime ja see tüüp, kelle juures me seal mitu tundi olime, siis ta oli Kashmirist pärit ja ta oligi seal igast mingit Kashmiri salle, siidi, mis iganes veel nendest tehakse, ma ei mäleta nende nimesid, kõik need fancy'd need. Igatahes ta tegi meile siis mingi hullult pika loengu seal, kuidas see Kashmir tuleb ja kõik need, ma ei mäleta neid teisi sõnu igatahes ka, kuidas neid salle tehakse ja siis ma ostsingi kingituseks emale ja vanaemale Kashmiri sallid. Ja need on reaalselt, need on nagu nii pehmed lihtsalt. Ja igatahes jah, nüüd me siis teame väga täpselt. Siin muidu iga teine... Sa väga täpselt tead, sa ei ole Kashmiri enda. Iga teine putka müüb siin ju 100% Kashmiri, aga jah, enam ei saa meile keegi vale Kashmiri müüa, sest me teame, milline see õige on ja mismoodi ära tunda, kui ei ole õige Kashmir, nii et Jacks on kaasas jah. Aga jah, see päris lahe jah, mis me kõik teada saime jah. Nii et need on siis nüüd 100% Kashmiri sallid. Kitse kõhust tehtud. Kitse kõhukarvadest. Aga seda mäletad, mis selle teise nimi Kashmir ja mis see oli, mis sellest kitse habemest tehakse? Pashmina on see teine asi ja see on, Pashmina on veel pehmem ja veel fansimalt tehakse seda ja see Pashmina oli veits kallim siis ka. Ühesõnaga sellest ka oleneb, et mitme issand, ma ei tea, mis need eestikeelsed sõnad on. Põhimõtteliselt, kui paks see sall tuleb, et mismoodi seda tehakse ja sellest siis oleneb see hind ka, et mida paksem ta on. Keelebarjäär oli ka, sest ei osanud isegi kõik. Jah, aga jah, ühesõnaga, no põhimõte on selles, et mida paksem see sall tuleb, seda kallim ta on ka, mis on ka loogiline, sest rohkem materjali kulub. Karl võttis ostis omale Kashmiri kampsuni. Kampsik. Joppas saime siit omale ühe diivani võtta. Ja muidu siukeses. Ja siin on need kohad. No. Oled eluga rahul? Väga külm vesi on siin. Pead ütlema. Räägin nalja. Iga kord, kui mina valin Karlile outfiti või kui me kuskil poes käime, siis ma ütlen, et see on nii äge, et proovi seda ja osta. Ja siis eile ma nägin mingit siukest komplekti ja siis ma ütlesin ka, et see on jumala äge, et osta see. Ja siis ta ostis ja nüüd ta pani selle täna selga ja me ei jõudnud isegi liftist, nagu kaugemale lifti tulid mingid inimesed ja siis nad vaatasid Karli ja ütlesid, et mulle meeldib see outfit ja ja eile oli samamoodi, eile ka üks teine särk, mis tal seljas oli, siis ta pani juba selle seal poes selga ja me jõudsime järgmisesse poodi ja siis seal need müüjad juba ütlesid, et neile meeldib ta särk ja tossudega on sama olnud, nii et mul on hea mõtse. Ma saan edasi rääkida, mul sai mälu täis, nii et ma ostsin omale just nüüd 2 tera juurde, ma loodan, et see nüüd kestab mul mõnda aega. Igatahes jah, kroksidega ka. Siis kui me massaaži läksime, et massaažitädid vaatasid seal Karli kroks, olid mingi nii nunnud. Et ma räägin meesteriietega, minu arust nagu meesteriided on palju lahedamad kui naisteriided, nagu ma kogu aeg näen mingeid jumala ägedaid outfit'e, nii et ja kui ma oleksin mees, siis ma arvan, et ma oleksin väga stiilne. Nagu endale ma ei oska üldse panna mingeid riideid kokku. Jumala raske. Elus outfit'e. Igatahes, meil on siis plaan nüüd. Jalutame siit hotellist praegu. Siin on mingi ülilahe boksi koht jälle, kui Kart tahaks trenni minna. Vaatame, kas ta saab sinna homseks omale trenni aja panna. Ja siis me võtame takso ja me lähme. Siin on, ma ei tea, peaks olema mingi Tai parim Paatrapao koht. Üks nagu Bangkoki mingi parimaid kohti. Nii et siis Kard tahaks seal lõuna teha. Mul on kõht sellest hommikusöögist ikka veel nii täis, et ma isegi taha mõelda söögist.
ja peale seda lõunasööki siis lähme templisse ja siis jah, ühesõnaga vaatame edasi jooksvalt, võib-olla õhtul veel Chinatowni või siis sinna ühte teise kaubanduskeskusesse, Icon Siamisse. Aga jah, vaatame nüüd suht jooksvalt. Lahe värviline saal. Ei tea, kas keegi teine on ka nii õnnelik oma boksi asjade üle kui Karl. Näitama nägu. Jälle kõik plaan on katki, sest et me peame nüüd minema hotelli tagasi, sest ostis siis üks kotitäie asju, et me ei saa kuskile templisse sellega või noh saaks, aga pole pointi. Jõudsime nüüd nii hilja siia, et ma võtsin ise ka ühe siis Patrapao kanaga, Karl võttis piipiga ja aga vaatame siis, kas on parim. No mina ei oska seda muidugi võrrelda, sest et ma olen suht vähe seda söönud, aga ma sellega tegema pean. Ma ei tea, võib küsida. Ütles, et see on kanasupp. No, tega teist testi. Kui spice'id ma tahan, siis ta tegi. See teenindaja tädi tegi. Vaatame, kus spice'id on. Aga siin pidi jah, siin olid levelid 1-5, et kui spice'id, mina võtsin 0. Spice'id. No, Spice'id. aga on hea või? Õigus, jah. Kõik on parim, mis sa oled saanud siin selle aja jooksul või? Ma küll, jah. Kas see on midagi uut, et Karl ütleb, et oi kui tuline see on, või vürtsikas? See on näost ka vett punane. Või siis on see valgus? Oli väga hea. Oli ülihea, aga see peab ikka väga vürtsikas olema. Või mul nagu niimoodi läheb. Sain lambist neil seal köögis ka käia ja nägin, kuidas nad seda süüa teevad. Aga jah, igatahes Karl, kes on Patrapao tulihingeline fänn, ütles, et see on meie reisi parim koht, kus ta seda saanud on. Ja see oli tõesti hea, oli väga hea. Ja nagu väga siuke armas väike koht, tundubki nagu siuke perekoht. 170 bahti läks. Palju? 170. 170 bahti läks praegu. See on siis alla 6 euro ju. Nagu kokad ja siis Patrapaod. Aga jah, me oleme nüüd ka, me oleme tegelikult nüüd kaugemal, me sõitsime me ööbime muidu Sukhumvitis ja me sõitsime taksoga siia umbes mingi pool tundi. Nii et jah, täiesti mingis teises linnaosas oleme praegu. Jõudsime siis oma templisse ka lõpuks. Ja siin siis jah, õlad peavad kaetud olema, põlved kaetud, meestel samamoodi. Nii jõhkralt rahvast siin ka, et siuke turistikas. Jah, ilus koht, aga ma ei tea. Ma ei viitsi üldse käia sellistes turistikohtades. Nagu liiga palju rahvast. Vähemalt saime ühe oma templis käimisega linnukese kirja. Aga jah, ma ei tea, kaua me olime siin, 5-10 minti ja no liiga palju inimesi. Aga noh, siuke aeg ka, et päikseloojang ja kõik tulevadki siin ilmselt, ma arvan, sellel ajal. Ma ei tea, aga jah, praegu lihtsalt ei saa seal. Istuda ega astuda, lihtsalt kuradi igalt poolt välja pudivad. Ma ei olegi vist kunagi nagu üheski templis nii suurt rahvamassi näinud, kui me näiteks kunagi Phuketil käisime. Noh, seal on muidugi väiksed templid, aga me olime põhimõtteliselt kahekesi seal. Ega see oli hullult suur ei ole. Minu arvates on ikkagi suur, aga
aga võrreldes nendega, mis seal Chiang Mai's on, aga Kambodžas. väga ilus igatahes küll. Ja siin jah, muidu siis ümberringi on kõik need, ma ei tea, kas ma siit kedagi saan äkki näidata. Igatahes siin on jah, siis nagu enne siin templit siin tänaval sa saad siis valida omale mingi outfiti või noh, vist mingi 400 bahti oli äkki naiste oma ja siis teevad sulle meigi veel, kui tahad ja soengu ja no see läks veel juurde, aga jah, lihtsalt outfit oli vist 400. Aga jah, me tulime nii hilja, et ma lihtsalt võtsin need tavalised need riided siia peale ja siis jah, kui selle lihtsalt need punased kaltsud omale peale paned, siis selle eest sa lihtsalt paned siis tunde järgi oma selle mingi annetuse raha nii-öelda. Ja ma panin 100 bahti, ma ei tea, ma loodan, et äkki see oli okei. Samas see suur outfit maksis 400 bahti, nii et ma arvan, et ma olin väga... 400 oli kahele, aga mulle ka. Ei, siis oli 500. 250 oli... Sellised outfitid siis saad valida, kui tahad mingit fancyvat asja. Siis oleksid olnud nagu mingi printsess seal või prints oma templis. Võtsime jälle tuk-tuki 300 bahti ja nüüd sõidame siis sinna Iconsi ja Mimooli. Ma isegi ei tea, kaugel see on, sa tead. Äkki mingi 20 minutit pakun, 25 minutit peaaegu õigesti siis. Aga jah, ma ei tea, mulle nende tuk-tukidega meeldib see kuidagi rohkem sõita nagu mõnus, see õhk käib peale ja... Sõidame see 25 minutit, aga me tulime selle tuk-tukiga praegu 10 minutit, see pani lihtsalt niimoodi hullu. Veits isegi hakkasin kartma juba mingi vastassuunas. Ma ei tea, see oli mingi hull tuk-tuki mees. Nagu jõhker, kui suur see on. Oh my god, see on nii suur. Saarand ja Piredo, Chanel. Oh my god. Jah, võtame toad juurde. Koer. Sinu lemmikkood on ka? Sinu? Minu. Miau, 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 miau. Miau, miau. Miau, 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 miau. Ja sa just ei näinud Sephorat. Sa ei näinud Sephorat. Väga random jõudsime siia, ma ei tea isegi mis korrusele, mingi 5 või 6 äkki. Ja siis siin on see IMAX kino, nii et me lähme nüüd Avatari hoopis vaatama. Nii et kell on praegu 7:30, 8 hakkab ja see kestab mingi 3 tundi 17 minutit vist oli. Nii et jälle jääb. Palju popcorni on vaja? Ma olen juba praegu suht väsinud. Jaa, kõik seda. Aga shoppamisest pole, meil on jumala kiiresti tunniga, tegime 4 korrust, nii et me oleme juba taseme shoppajad, ühtegi asja ostud ei ole, sest ma ei ole raha saanud kuskil vahetada. Esimene emotsioon. Mul on just nii külm. Reaalselt mul nagu põlveliigesed valutavad, sest nii külm hakkas mingi poole pealt. Aga film oli muidu lahe, aga nagu lihtsalt see on 3,5 tundi, nagu üks ja sama asi käib. See on 3. osa ka üks ja sama. Et kuradi 2 hullu saavad kokku, lihtsalt 2 saavad. Aga seal ongi nagu, nojah, ei nagu lahe, aga natuke võiks võib-olla lühem olla. Aga ma tahaks lihtsalt sooja, nagu mul on lihtsalt nagu nii kananahk ja nii külm. Nii, täna on meil siis nüüd viimane terve päev Bangkokis ja oligi
hommikul tegime tööd, käisime trennis ja siis kell on nüüd vaikselt 1:30 saama juba, nii et siis tulime kiirelt, võtame siit Prime Burgerist jälle väikse lõuna, sest et ei saa kaua aega seda head burgerit. 3 kuud vähemalt. 3 kuud vähemalt. Aga igatahes jah, siis täna mul on siin üks mingi Pitsama poekoht, kuhu ma tahan täiega minna ja ma eile siis asja, ma arvasin, et see on seal Icon Siamis, aga tegelikult see on seal Icon Paragon, vist oli Icon Paragon, igatahes, ei, mitte Icon Paragon, Siam Paragon, Icon Siam ja Siam Paragon. Ma ei tea neid Siami kaubanduskeskuseid on siin nii palju, et mul on veits hästi, igatahes me täna oleme sinna. See ei ole nii kaugel ka, kui see Icon Siam oli, et see on mingi 3 kilti siit meil minna. Ja siis jah, ongi, mul on vaja veel mingeid kingitusi osta ja jah, natuke tahaks ise võib-olla sopata veel. Lähme MBK Malli. Ja jah, äkki õhtul jõuame Chinatowni ka minna, tahaks sinna vist ka minna. Võiks korra käia. Ühesõnaga vaatame jälle jooksvalt, sest meil pole mõtet plaane teha, sest need ei toimi meil siin nagunii. Võtsin selle New Yorgi 1 biffiga ja siis need 2 peale ja Karlil on sama lihtsalt 2 biffiga, aga see on nagu reaalselt, see on nii hea. Ma ei tea, kas ma eelmine kord ütlesin, siin on see 100% Austraalia beef või midagi siukest. Veis jah. Teeme kuskil ise mingid nagu Araabia õhnad. Would mostly prefer this. Hästi huvitavad. Spicy, fresh. Me oleme nüüd siis omadega jõudnud kella 3 saama ja me oleme jõudnud, hakkasime kõndima siis sinna selle mooli poole, kus me minna tahtsime, aga me oleme nüüd, ma ei tea, mingis 2 erinevas veel käinud. Nüüd me oleme siin Centralis, seesama, mis oli siis Samuil ka ja Phuketil on. Nii et jah, ma ei tea, ma loodan, me ikka sinna ka jõuame, kus me päriselt minna tahtsime. Aga see ka siuke hästi ilus. See on hea jah, nõustume jälle lõhnast. Leidis mingi siukse omale siit siukseks igapäevaseks tavaliseks lõhnaks. Ennem oli tal see, aga see on jah, vist mingi uus nüüd, mis neil on tulnud. Vähemalt ta väitis, et seda ei ole väga paljudes kohtades. Aga nad võivad siin igast asja sulle öelda. Rossa ütlesid, et sai soppa rohkem. See oli sulle päevata. Ja siin nüüd selles kaubamajas olid need töötajad ka mega sõbralikud, nii et jah, see oli selle MBK Malli teema ikka, kus nad seal ülbed on. Või noh, võib-olla on kuskil mujal veel, aga vähemalt nüüd siiamaani, kus me käinud oleme, siis on ikka nagu sõbralikud inimesed olnud. Sulle ta on? I like you. I like you. Handsome man. Oh my god. I like you. Kell on 3:30 saanud ja me jõudsime siis kuskile järgmisesse kaubanduskeskusesse, mingi Central Worldi, sellepärast et Karlil oli hommikul nii raske boksitrenn, et ta lihtsalt ei jaksa ja nüüd ta tahtis vahepeal mingit vett või midagi. Asi ei ole jaksamine, asi on seda, ma tahan vett. Asi on selles, et ta tahab vett juua. Nii et jah, nüüd me tulime siia teise siia Central, mis iganes. Ja võtsime siin, mina võtsin mingi kohvi, et mul oleks veel rohkem powerit sopata. Ja siis järgmine nüüd, siit järgmine kaubamaja on see, kus me nagu päriselt tahan minna. 500 meetrit veel. Vaatame, mitme tunni pärast me jõuame sinna siis. Ei maksa teha trenni nii suurel shoppingupäeval. Sina väsitad neid rohkem kui trenni. Päris ilus välja isegi, Karl võttis sama 2 limonaadi. No, teistest. On hea või? Üldsis on nii aeglane. Just avastasime uue nipi. Ma tahan alati enne mingit pilte ja asju teha oma jookidest. See on uus nipp nüüd, et Karl tellib 2 tükki, siis ta saab ühte juua juba kohe. No. Ja teisest ma saan rahulikult pilti teha. Ma pole elus nii loll juttu kuulnud. Leidsime veel mingi ülihea nagu selle. Kuidas kõndisime siit mööda ja tundsime lihtsalt mingi ülihea lõhn on. Ja siis tulime, küsisime, et mis see on ja muidu tal oli siin see
see ühesõnaga õli, mis diffuuserisse käib, aga tal oli sama lõhn ka ja siis nagu see on lihtsalt mega hea. Nii et Tai bränd kuskilt, ilmselt mujalt seda väga ei saa ka, nii et hea leid jälle. Siukse nimega siis oli see. Ja ma leidsin siis lõpuks oma selle pidžaamapoe, mis ma tahtsin. Ühesõnaga selle nimi on Sleeping Cloud ja kõik nende pidžaamad on siis 100% laiassel materjalist, mis on siis nagu ülihea kehale, hästi hingav. Ühesõnaga väga nahasõbralik materjal ja väga siuksed armsad pidžaamad on neil ja need töötajad olid ka väga toredad seal. Sõidame siit nüüd siis ummikuta aeg tuk-tukiga koju. Mingi 2-3 kilti midagi ja 500 bahti. Mingi 15 € umbes. Suht kallis ikka, sest eile sealt, kui me tulime, ma ei tea, pool tundi, siis me saime 300-ga või? Ei, 400-ga. 300-400. Poole kaugemalt ja poole odavam ühesõnaga. Aga jah, ei ma räägingi, et see oleneb liiklusest ja et kui on ummikud, siis on nagu kallim. Viisime vahepeal oma asjad ära ja Kard tegi veits tööd ja nüüd lähme otsime mingi õhtusöögikoha. Algul mõtlesime, et otsime mingi koha välja, aga siis mõtlesime, et vahet pole, et lähme lihtsalt jalutame ja siis vaatame, et mis tunne tuleb, siis sinna lähme sööma. Võtsime siit samast tänavalt eile ka kõndisime, siis mingi täiega armas tädi müüs neid granaatlõunavahtasid ja 60 bahti. Nii et siis Kard võttis praegu ka ja ajas mingi sekundiga peale seda oma. Nii et 60 bahti, 62 € naturaalse, värske 100% granaatmahla eest. Granaatõunamahla. Mis ma ütlesin siis? Granaatmahla. Granaatõunamahla. Olen veits väsinud lihtsalt nagu, lihtsalt on natuke väsinud. Saime siit kuskile üles lambist. See on ka mingid väiksed lauad. Saad siit alla vaadata, kuidas teised söövad. Mina võtsin mingid nuutlid kanaga ja Kard võttis jälle selle paatkrapao kai kanaga. Paatkrapao. Tore, et siin reaalselt saavad toidud mingi, ma ei tea, see oli mingi 3 minutiga vist valmis või? Midagi siukest nagu nii kiiresti lihtsalt alati teevad enamus kohtades. Aga no see, kus me täna kaubamajas kohvi ootasime, seal oli mingi, ma ei tea, 10-15 minti vist pikemaid. On nii hea lihtsalt. On siin pisar silma. Karl võttis ühe veel, aga seaga. Võttis jah? Sööb, see kasvab. Toida hunti palju tahad. Karu on ikka suurem. Nii et 3 pearooga ja 2 jooki läks meil maksma 9 €. Tulime siit jälle mingi kaubanduskeskus, see, mis meil siin Eesti hotelli lähedal oli. Ja nüüd läheme vaatame, siin on vist katusel kuskil või kuskil seal üleval mingi rooftop baar. Ja vaatame, kuidas see välja näeb. Äkki on mingi lahe koht, siis äkki istume korra seal. Ma ei tea, siuke koht, aga seal vist ei toimu väga midagi, nii et ei lähe sinna. Ja siin on lihtsalt mingi baar, mis on sees, aga siin lihtsalt sees ei viitsi ka istuda. Neid kaubamaju on siin küll nagu lihtsalt nagu järjest igal pool nii palju, et nagu mingi shoppajate paradiis on see lihtsalt. Hästi sinu paradiis. Jah, aga mul viskab ka mingi aja peale koppa, ma ei jaksa ka. See on see, kus ma tahtsin minna, lähme sinna. See pidi olema Tai Sephora, nii et ma tahan sinna minna. Kas sa oled väsinud? Butterbeer. Mis seal on? Ma lihtsalt ütlesin, et võiks Butterbeeri minna, kui me juba Tais oleme. Ja, siis ma küsisin, mis seal on, sa ei tea. Ma ütlesin, et seal on Butterbeeri küpsised. Mida sa naerad? Näe, Butterbeer. Meil on 9 € eest või 2 küpsist. Ega ma ise ka tegelikult täpselt ei tea, mis see on. Võib-olla ma olen lihtsalt seda siin Tais mööda kõndides näinud hästi palju ja siis mulle tundub, et keegi soovitas seda. Aga saime väga lahedad asjad. Ostsime mingid siuksed
küpsised. Tahad proovida või? Sina kindlasti tahad. Korealased teevad ja poolel hakkad samamoodi tegema. Noh, elu parimad küpsised. No kui need ei ole elu parimad küpsised, siis maitse. Annan ja elu parimad küpsised. Aga on päriselt väga head. No ma ei saa iga asja kohta ka öelda, et need on elu parimad ju. Aga siin on väga palju inimesi ja kõik pildistasid seal neid asju, nii et ma arvan, et see on ikkagi mingi popkoht käes. Need maple butterscotch. Järgmine peatus on apteek, sest et meil on vaja apteegist osta igast asju koju kaasa. Aga pereliikmed on palunud ka taimerohtusid koju viia, nii et me lähme ostame siis kingitusi kodustele apteegist. Meil siin kõik lähedal apteegid olid juba kinni ja massaaži tahtsime minna. Massaažikohad olid kõik täis, kus me küsisime. Oleks pidanud mingi 1,5 tundi ootama, kell on juba 9:30. Nii et hakkame siis vaikselt, võib-olla ma ei tea, pakiks äkki natuke kohvrit. Siis ei ole homme nii palju vaja teha. Siin on nüüd toas küll seda lahna tunda. Ja siis jah, tegelikult peaks magama minema, et saaks välja puhata ka ennast homseks lennuks. Võtsime sealt Butterbearist veel mingi siukse asja. Mingi, ma ei tea, Oreo brownie cheesecake. Nagu ma ei ole elus nii head brownit saanud. Nagu mida helli lihtsalt. Nagu see on lihtsalt nii pehme. Täiesti pekkis. Mulle kreetad või? Tahad või? Nagu need küpsised on ka väga head. Nagu mega head, aga nagu see. Ja Karl ei söö muidu brownit ja isegi tema ütles, et see on nagu... Ma hakka ropendama, kuidas ta ütles, aga see on nagu väga hea. Ma ei ropendanud. Ropendasid küll. Viimane päev siis Bangkokis. Saime veel hommikul natuke seal basseini ääres olla mingi tund aega vist või natuke peale. Panime asjad kokku. Kell 1 tegime check-out'i ja meil läheb lend alles õhtul kell mingi 11 midagi. Nii et siis me mõtlesime, et me lähme sinna MBK mooli peale ühe korra. Lähmegi või? Ei lähe või? Ma sain aru, et me lähme. Ühtes jah, apteegis on vaja veel käia, see eile tegemata, me kõik olid kinni. Et praegu apteek ja ma arvan, et siis lähme sinna MBK-sse, sest et no, kell on 1:02 ja meil on mingi 6-ni aega. Mingi 6 tahaks lennujaama hakata liikuma. Ei tea, mis asi nende rohtudega on, aga nüüd see apteek, mis me eile ka käisin siit korra läbi, et ma saan kõik asjad siit, siis nüüd oli see esimest korda, ma näen sihukest asja, et ühesõnaga apteekrit ei ole praegu seal, nii et rohtusid ei saa osta. Kõike muud saab osta, aga ma ei tea, ma loodan, et seal MBK-s on siis vähemalt. Nagu täna on siin MBK moolis mega palju rahvast, nagu jõhkralt. Näinud, ongi vaba päev vist äkki päris paljudel ja siis siin on nagu neid kohalikega rohkem. Ma sain lõpuks oma seal apteegis ka käidud, võtsime neid häid valuvaigisteid veel kaasa ja siis sain seda tretinaini, mis on siis, võtsin kohe kotitäie neid, on lahjem ja siis seda kangemat ka. Eestis on need ainult retseptiravimiga, aga siin sa saad seda lihtsalt apteegist osta siis nii, et varuga kohe koju neid kaasa. Nüüd teeme kiirelt oma lõuna siin ja siis ma ei teagi, tegelikult meil on päris palju aeg, kell on 3 alles. Kohvi tahaks ka võtta, praegu võtsime lihtsalt söögi, aga see ei tundu väga siuke koht, kus kohvi vist tahaks võtta. Nii et kohvid lähme, siis otsime ka veel kuskilt mujalt. Võtsime siin samas MBK moolis mingid söögid siis. Mul ikka patsiu, Karlil tikka masala. Lõhkas on ikka see, nagu mingi lambi kaubamaja põhimõtteliselt sööb ja nagu see patsiu on ikka siin nagu nii ja et Teagi Eestist ei saagi seda õiget patsiud. no ei saa jah, aga kuidas nüüd siin isegi mingis India kohas teevad seda patsiud nii hästi? Seda ma jään küll igatsema. Siis nüüd me mõtlesime, et me vaatame lihtsalt kiirelt siia ülemistele korrustele ka veel, kus meil eelmine kord jäi käimata. Aga mulle tundub, et siin ongi rohkem mingid, ma ei tea, mingid mööblipoed ja mingid mängupoed, mingid, ma ei tea, elektroonika, mingid
küüntesalong on siin kõrval, nii et tundub nagu jah, mingid restod vist ja rohkem siuked riided ja siuksed asjad on all. Kuigi kui me seal all riiete vahel täna käisime, siis me olime jälle mingi täiesti kuskil uues kohas, kus me eelmine kord ei käinud, nii et ma arvan, et ei käinud, seal taga oli meil käimata, nii et ma arvan, et jah, siin on ikka neid kohti, mis jäid meil vahele. Tulime siis oma see hotelli nüüd tagasi ja Karl pettis juba ühe tuk-tuki mehe ära ja siis ta arvas, et Karl räägib tai keelt. siis ta oli, kuidas sa räägid tai keelt? Karl mingeid basic fraase oskab küsida, aga siis jah, ta juba arvas, et ütles, et nii hästi räägid, kas räägid veel? Tulime siis hotelli, me arvasime, et mingi hull liiklus on täna, aga see tuk-tuki mees väitis ka vähemalt, et täna ei ole üldse liiklust, et kui me lennujaamaga lähme, siis me saame suht kiiresti siit lähebki kohe kiirteele ja siis saab nagu kiiresti, nii et siis me mõtlesime, et võtame siin hotellis veel mingid joogid, sest kell on veits 5 läbi praegu, nii et aeg on. Siis võtsingi mingi jäätee, hotellis jäätee, siis maksab mingi 9 euri. ja saab ikka tais kõik ja sa saad nagu väga kallilt siin elada ja sa saad väga odavalt elada. Siis loota siis, et see maitseb nagu elu parim jäätee. Näeb välja parem kui see Six Senses'i kokteil. Seda küll jah. Testi ka, siis mul siin muud ikka teha on. Natuke nätsu maitse, aga see on küll hea. Hibiskuse tee. No. Suured, see on tõesti hea. Kuidas sinu maht maitseb? Nagu arbuusi maht ikka maitseb. Bangkoki kohta ütleks veel nii palju, et me tulime, jõudsime seal laupäeva õhtul, täna on nüüd kolmapäev ja tegelikult oleks tahtnud siin veel olla. Mina vähem, või nagu ongi nii palju asju ja kuidagi tegemata, et sama kaua veel. Umbes, jah, siis oleks võib-olla okei, sest praegu ongi nagu me kogu aeg tegime midagi, kogu aeg läksime kuskile, aga nagu ikkagi oli nagu enamus asjad jäid tegemata, siis ongi vähemalt põhjust tagasi tulla. Siin tahaksin Chinatowni oleks tahtnud minna veel ja kuskile rooftopi ja sinna parki ka ei jõudnud, ühesõnaga peab tagasi tulema siis ikka siia. Suht kiirelt jõudsime ikka seal lennujaama, nii et sel ajal tuk-tuki juhil oli õigus, nagu väga kiiresti üldse, nagu eriti mingit liiklust ei olnud. Ja siis, kuna meil on siis businessi piletid, siis me saime siit ka ülikiiresti sisse läbi selle fast tracki ja ma ei tea, mingi 5 minti vist läks, kui Karlil läks natuke kauem, sest et siin see, ühesõnaga see, kus sa pead, passikontroll. Ühesõnaga mina sain sealt, kus digitaalselt paned selle ja siis ta tuvastab ära, aga Karli nägulambist ei võtnud enam. Võib-olla liiga rõõmus. Võib-olla jah, Eesti passipilt on mingi siuke. Igatahes jah, siis me nüüd tulime siia lounge'i istuma, see on ka nagu suht mõnus, siin on mingi, ma ei tea, paar inimest ainult ja siin on siis, ühesõnaga selle pileti sees on siis see lounge ka, et siin eraldi midagi, mis selle eest maksma ei pea. Siin on igast mingid kokteilid, söögid, soesöök, mingid salatid, mingid saiakesed, peistrid, asjad. Ja 15 minutit on massaaži siin hinna sees. Nii et siuke mõnus, siuke chill ala. Hästi rahulik, kuigi lennujaam ma ütleks ka, et on nagu on inimesi, aga nagu rahulik, ei ole mingi hullumaja. Aastavahetus ka võib-olla lennatuke läheb. Nüüd meil on siis, kell on 8 praegu ja meil on 10-15 vist oli boarding, nii et 2 tundi saame siis siin kokteile juua. Aastavahetus mäletagi. Ilusat aastavahetust. Vana aasta lõppu soovitakse. Ilusat aastavahetust ka soovitakse. Ma võtsin mingi strawberry gin, midagi taolist. Jumala hea. Ja ma siis võtsin väikse mingi snäki ka, mingi wrap, siis ma ei tea, spinatiga ja juustuga vist oli mingi asi, paprikat ja see on see Türgis baklava või vist jah. Ja on küll massaman karri nagu ikka ja siis aastavahetuse lauake. Meil oli veel pahte alles, nii et siis me käisime, ostsime mingi kotitäie mingit nänni ja kingitusi veel ja isegi nagu täiesti okeid hinnad olid siin. Ja praegu soodsad hinnad. Ja isegi nagu osad asjad olid odavamad kui see, mis sa seal kaubeldud kuskil said, nii et ei ole jah siuke nagu, et kui lähed Tallinnas lennujaama, siis on kõik on ikkagi kallim, et siin on täitsa okei lennujaamas. Ja nüüd meil on siis 20 minti umbes sinna meie väravani, nii et lähmegi vaikselt sinna ja suht väsinud ka juba, tahaks juba
pikali saate magama minna. Ma ei tea, kuidas täna nii väsinud on. Noh, samas terve päev jälle ringi jooksnud. Seekord on uued kotid. Hoiab või vastu pead selle jumala. Seekord on siuksed, aga no ma arvan, et sisu on sama nagu eelmine kord, nii et meie siia tulemise videos ma juba tegin sellest seda unboxing ut, nii et jätan selle täna välja. Happy New Year! Ilusat aasta lõppu! Ilusat pühapäeva! Päris hea šampus. Šampanja mitte šampus. Ilusat uut aastat! Me nüüd teemegi oma õhtusöögi ära ja siis magama, nii et ma arvan, et on õige see video kokku tõmmata. Loodan, et sulle meeldis see video. Kui meeldis, siis pane palun like ja subscribe ja näeme juba järgmises videos. Hakkasid rohkem haipima seda lõppu ülesse.